Tere, armas teeline! See on tõeline Jumala arm, et võin alustada tänast uut mõtisklust. Ja tänane mõtisklus on Kolossuse kirjast 4. peatükist, see tähendab Kolosso kirja 4. viimasest peatükist ja seal eriti seal salmidest 7-18. Me tunneme apostel Paulust kui paganate apostlit. Ta oli tõesti imetlusväärne missionär. Ta oli Jeesuse Kristuse poolt läkitatu. Ta oli üks mõjukamaid juhte risttikoguduses. Kuid apostel Paulus oli ka vaieldamatult hea strateeg. Tema peamised strateegilised eesmärgid olid väljendatud järgmistes sõnades. Kõnelemine, Kristuse poolt pühitsetud evangelism, kirjad ja kogudus. Aga vaatame neid nüüd lähemalt. Kristus ja tema kui risti löödu. See oli Pauluse kõnede peateema. Sellest ta rääkis väsimatult, rõhutades seda armu, mis tuleb usu läbi kõigile neile, kes on päästetud, kes on Kristuse poolt pühitsetud. Ta rääkis kristlikust kasvust ja ka sellest, kuidas kristlasena elada. Kui sa oled jätnud või ei ole suutnud tabada varasemat mõtisklusi, siis tee seda kindlasti, sest seal ma just olen rääkinud mõtisklustest sellest, kuidas kristlasena elada. Paulus oli vaieldamatult ka evangelist. Ta reisis ühe koguduse juurest teise juurde. Ta jutlustas Rooma impeeriumi suuremates keskustes. Ja piiblist me teame, et ta võttis ette 3 missioonireisi ja ta läbis ligi 20 000 kilomeetrit. Ta töötas nõndanimetatud kaubanduskeskustes. Mitte nagu meie seda näeme, vaid keskustes, kus ristusid kaubandusteed. Korintoses, Efesoses, kust see oli võimalik sõnumit edasi kanda ka väiksematesse ümberkaudsetesse linnadesse. Kuid suurema osa oma missioonireisist kattis apostel Paulus liikudes jalgsi. Kuid mõned aastad veetis ta ka vanglasse. Ta koolitas töötegijaid, et neid läkitada lähemalt olevatesse linnadesse ja alevitesse, näiteks Timoteus, Tiitus, Silvanus, Priskilla ja Aquila. Ja tema kirjutistes me leiame ka mainitud mitmeid naisi, kes olid läkitatud välja ja kes levitasid evangeeliumi seal, kus nemad elasid. Kuid Paulus selle jaoks olid tähtsad veel ka kirjutised, kirjad. Need ta läkitas nii kogudustele kui ka üksikusklikele. Me leiame pühakirjast 14 kirja, mida Paulus on kirjutanud. Ta kirjutas isegi vanglas. Ta kirjutas vanglas mitte oma vangistusest, vaid julgustuskirjad ja juhenduskirjad neile, kes elavad mitte vanglas. Ta kandis oma südames armastust nende vastu, keda ta tundis ja keda ta ka polnud veel oma ihusilmaga näinud, kuid kes olid valinud Kristuse. Kuid oli veel 4. strateegiline objekt ja selleks oli vaieldamatult kogudus. Paulus oma kirjutistes püüdis tugevdada kogudusi Kristuses. Ta jagas pidevalt ja sageli hoiatusi valeõpetuste eest ja ta püüdis õhutada kristlasi olema truud kuuldud evangeeliumile ja kuulutatud evangeeliumi. Ta julgustas koostööle ja tema jaoks ei olnud vahet, kes selles koostöös osalevad. Ta soovis, et seal osaleksid nii juudid kui ka pagankristlased. Vahest me mõtleme ja küsime enestelt, millal on parem midagi kirja panna, aga millal on parem seda isiklikult jagada. Kirjalikult kirja pandud asjadel on oma koht.
see on hea võimalus unustatud jälle meelde tuletada. Kuid on ka teisi võimalusi. Loeme Kolossese 4. peatükist salm 7. Kuidas mu käsi käib, küll seda kõike teatab teile Tühikos, armas vend ja ustav abiline ning kaassulane Issandas. Tühikos seega jagas isiklikult Pauluse vangistuse üksikasju. Paulusel ei olnud vajadus seda kõike üles kirjutada, sest järgmises salmis ta ütleb, ma saadan tema, see tähendab Tühikose, teie juurde just selleks, et ta teie olukorda teada saaks ja teie südameid julgustaks. Niisiis me näeme, et apostel Pauluse suhtlus pidi toimima mõlemas suunas, jagades Paulusest ja jagades, kuidas usklikel Kolossas läheb. Edasi 4. peatükis 9. salmis ta ütleb, koos Oneesimusega, ustava ja armsa vennaga, kes on teie seast. Nemad annavad teile teada kõik, mis siin sünnib. Filemon oli kristlane, kes elas Kolossas. Ta oli Oneesimuse isand. Paulus oli Filemonile adresseerinud kirja ja see oli veel üks vanglakiri. Tühikos ja Oneesimus pidid Pauluse kirja kolosslastele isiklikult edasi andma, jagama juhiseid selle kohta, mida Paulus oli öelnud ja saama uudiseid usklike kohta, et neid siis pärast Paulusega jagada. Aga kas me võime teada täna ka seda, kes oli Tühikos? Me leiame tunnistustest, et ta oli usaldusväärne saadik. Ta kandis ka Pauluse soove ja kirja efeeslastele isiklikult. Sest Efeesose kirja 6. peatükis saame lugeda, aga et teiegi teaksite, kuidas minul läheb ja kuidas mul läheb, siis Tühikos, armas vend ja ustav teener Issandast teatab teile kõik, kelle ma just selleks teie juurde läkitasin, et te teaksite, kuidas meil läheb ja et ta teie südameid julgustaks. Paulus ei olnud mees, kes ei rääkinud tegelikkusest. Ta oli aus olude kirjeldamiseks, kuid ka koguduse olukorra edastamisel. Mõnikord jagavad inimesed seda, mida nad arvavad, et sa tahad kuulda. Aga see ei ole alati päris tõde. See on varjutatud tõde. Mõningad isegi lisavad tõele juurde veel omalt poolt ja mõningad katavad tõde kinni. Temast oli öeldud, et ta on usaldusväärne, et julgustada usklikke. Sest Paulus ütles Kolossese 4.8, et ta lohutab teie südameid. Kolossa usklikke. Ja Efeesose 6. peatükist me lugesime, et ta lohutaks teie südameid jällegi. Seega siis Efeesose usklikke. Paulusel oli alati lohutuse ja julgustuse and. 2. Korintuse kirjast me loeme, Jumal lohutab meid, et me saaksime pakkuda lohutust kellelegi teisele. Kas see siis tähendab, et Tühikos oli näinud raskusi? Mõned inimesed edastavad draamat, mõned levitavad kriitikat. Tühikos aga levitas lohutust. See oli usaldusväärse teenija kohus ja eesõigus. 3. usaldatud kui kaasusklik ja vend Kristuse ihus. Me lugesime 7. salmist 4. peatükist Tühikos, armas vend, ustav teenija ja kaassulane Issandas. Sõna vend kasutatakse kreeka keeles perekondliku või füüsilise suhte tähistamiseks. Kasutatakse ka Kristuses vendade kohta. Ta on teenija ehk diakonos kreeka keeles, mis tähendabki teenijat ja sulast. Sõna otseses mõttes laudades teenima, nagu teenija seda teeb. Kristuse kaasori, ütleb Paulus. Tühikos tõestas end Jeesuse Kristuse teenistuses olevana. 4. ta oli usaldatud kui koguduse juht. Apostlitegude raamatu 20. peatükis Tühikos valiti 1-2 mehest, kes esindasid delegatsiooni Aasias. Nad majutasid Paulust tema teekonnal, kui ta viis annetusi Jeruusalemma abi vajavatele kristlastele. Ja 5. usaldatud kui Pauluse järjepidev kaaslane.
Tiituse 3. peatükist me loeme, kui ma saadan teie juurde Artemase ehk Tühhikuse, ole hooles ja tule minu juurde Nikopolisse, sest ma olen otsustanud seal talve veeta. Tiituse kiri kirjutati Roomas viibimise esimese ja teise vangistuse ajal. Teise Timoteuse kirja 4. peatükis ja Tühhikuse ma olen saatnud Efeesusesse. Pauluse viimane kiri, teine vangistus Roomas. Tühhikus oli jälle Paulusega. Paulus saatis ta teisele missioonireisile. Maailmas, mis on ühendatud interneti, sotsiaalmeedia ja arvukate seadmete abil, on raske ette kujutada probleemi, millega seisis silmitsi Paulus, kui aitas kogudustel tunda end osana millestki suuremast kui vaid oma kohalik kogudus. Millisel moel peale uudistega edasi-tagasi liikuvate saadikute aitas Paulus sidususele koguduses kaasa? Loeme siit samast 4. peatükist, salmist 10 ja 11. Teile saadab tervitusi Aristarhos, minu vangiseltsiline, ja Markus, Barnabase õepoeg, kelle kohta te juba olete saanud juhatusi, et kui ta tuleb teie juurde, te võtaksite teda vastu. Ja teid tervitab Jeesus, keda hüütakse Justuseks. Need on ümberlõigatust olnud ainsad kaastöölised Jumala riigi alal ja nad on olnud mulle troostiks, tunnistab Paulus. Millist sõnumit need tervitused sinu jaoks edasi annavad? Nende sõnumitega loob ja kindlustab Paulus kaasuslike vahelist sidusust. Me saame siit teada, et Markus oli Barnabase õepoeg. Niiviisi sillutab Paulus teed Markuse võimalikule külaskäigule Kolossasse. Aristarhost nimetab ta minu vangikaaslaseks. See tähendab, et Aristarhos oli vangistatud koos Paulusega. Nad mõlemad olid Jumala sõjavarustust kandvad sõjamehed, kes võitlesid selleks, et vabastada saatana küüsis olevad vangid Jumala riigile. Jeesuse ehk Justuse juudipärase nime kohaselt on samuti tunnustavalt öeldud, et ta oli usaldusvaarne kaastööline evangeeliumi levitamisel. Paulus võtab aega märkida, et Aristarhos, Markos ja Justus on juudisoost osklikud. Öeldakse neist kui ümberlõigatutest. Siis jätkab ta 3 paganasoost inimese nimetamisega: Epafras, Luukas ja Deemos. Märkimisväärne on, et olenemata mõningasest pingest kogudusest juutide ja paganate vahel suudavad need kaastöölised töötada tõhusalt koos ühtsuses ja harmoonias. Sõnaga ainuke näib Paulus aga viitavat teatud pettumusele, et rohkem juutkristlasi ei seisa tema kõrval tema kannatustes. Ometi on märkimisväärne, et selleks ajaks on Johannes Markus, kes oli mõni aasta varem Pauluse ja Barnabase esimese missioonireisi ajal nende juurest minema läinud, osutunud ustavaks, aga enam veel olnud Paulusele lohutuseks. Oht ühtsusele pole midagi uut siin maailmas ega ka mitte koguduses. Seda survet ühtsusele on tunda koguduse igal tasandil kahjuks. Kuidas saada ka sina oma kohalikus koguduses aidata vähendada seda, mis meie ühtsust võiks ohustada? Nii Pauluse enda elu ja teenimistöö kui ka tema kaastööliste ja teiste apostlite oma on sellise keskendumise ilmekas näide. Tulemused räägivad enda eest. Evangeelium levis kiiresti kogu Rooma impeeriumis ja kaugemalgi. Samasugust fookust on vaja ka tänapäeval. Aga millisest eesmärgist Paulus siin räägib ja kuidas see võiks teostuda? Loeme pühast kirjast salmist 12 ja 13 Kolossuse 4. peatükist. Teid tervitab Epafras, kes on teie seast, Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palveis, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõige Jumala tahtmisega. Sest ma annan temale selle tunnistuse, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikias ja kes on Hierapolises.
tõenäoliselt oli Epafras aidanud kaasa evangeeliumi levimisele Kolossasse ning ümberkaudsetesse linnadesse Laudikeasse ja Hierapolisesse. Tema tervitused ja tema eestpalved nende koguduste pärast julgustasid selliseid usklikke kahtlemata väga. Epafrase palvetel oli selge keskpunkt, et koloslased püsiksid täiuslikena ja oleksid täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine. Vaadakem lähemalt selle palve väärtuslikke üksikosi. Esiteks ta ütleb püsida. Sama sõna tähendab seista kindlalt ja vankumatut, mis on võimalik ainult siis, kui jäädakse kindlaks ja rajatuks usule ja ollakse veendunud evangeeliumi tões. Paulus kasutab sama sõna mitmel korral, kui osutab võitlemisele kuradi salanõude vastu või räägib seismisest Jumala sõjavarustuses ning jumaliku väe abil pimeduse jõududele vastupanemisest. Edasi ta nimetab siin täiuslik. See sõna osutab iseloomu täiuslikkusele, mille ülimaks väljenduseks on ennast ohverdav armastus neilt, kes iiale ei väida, et nad on juba täiuslikud jutumärkides. Edasi ta nimetab täidetud olla. See võimas sõna tähendab millegi täiel määral rahuldamist või viimist täie mõõduni. Seda kasutatakse siis, kui räägitakse, mismoodi Abraham oli täiesti veendunud, et Jumal võib teha seda, mida ta tõotas, kuigi see inimlikult näis võimatuna. Ja siis, kui Paulus sai issandalt kinnituse, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks. Ja lõpuks selles eestpalve nimistus oli olla kõigega täidetud, mis on Jumala tahtmine. Sõna kõik on ulatuslik. Paulus ise palvetas, et kolosslasi täidetaks Jumala tahtmise tundmisega, et nad elaksid issanda vääriliselt ja talle igas mõttes meeldides. Kellele siis meeldides? Issandale loomulikult, tema au vägevust mööda. Elades siin maailmas, aga mitte olla sellest maailmast. See on kristlase diviis. Loeme Kolosse 4. peatükis salm 14 ja 15, mida kiri ütleb. Teid tervitab arst Luukas, kes mulle on armas, ja Deemas. Tervitage vendi Laudikeas ja Nümfat ja kogudust tema majas. Mille poolest eristub Luukas Deemasest ja miks on see nii? Loeme 2. Timoteuse 4. peatükist. Sest Deemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma ja läks Thessalonikasse, Kreskes Galaatiasse, Tiitus Dalmaatiasse. Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ja too ta enesega, sest teda on mulle väga vaja abilise ametisse. Apostel Johannes ütleb meile, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust. Luukase armastus isa ja tema riigi vastu jättis ta kuni lõpuni Pauluse kõrvale seisma, tulgu mis tuleb. Deemas aga armastas seda maailma rohkem kui tulevast maailma. Millised on pühakirja nõuanded neile, kes ootavad Kristuse teist tulekut? Loeme mõningad tekstid pühakirjast. Markuse 13. peatükk. Seda päeva või tundi ei tea keegi, ei inglitki taevas ega poeg, ainult isa üksi. Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see päev on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö ja uksehoidjal käskedes valvata, nõnda valvake nüüd, sest ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake. Tiituse 2. peatükk. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest,
elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse au ilmumist. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. 2. Peetruse 3. peatükk. Aga issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missuguses siis teie peate olema pühas eluviisis ja jumala kartuses, oodates ja kiirendades jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevad ja uut maad, kus elab õigus. Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Ilmutamise 3. peatükk. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene, pime ja alasti, siis ma annan sulle nõu. Osta minu käest tulest proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivad, et nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silmasalmi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes ma armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi tuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga minu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Jeesus ja apostlid annavad meile tihtilugu hoiatuse valvata. Olla ärksad ja alati valmis isanda tulekuks, et tema tulek ei tabaks meid ootamatult. Kahjuks ei tee paljud vajalikke ettevalmistusi, nagu ei õnnestunud ka jüngritel täita Jeesuse korraldust valvake ja palvetage. Kõik ju taandub sellele, kes või mis on meie südames, sest me ei saa teenida kahte isandat. Sõnumis Laudikeale annab Jeesus selge retsepti. Esiteks, kahetsegem omi patte. Teiseks, avagem oma süda Jeesusele ja andkem temale kontroll selle üle, mis võimaldab seejärel kolmandaks meil saada usu kulda ja katsumustest proovile pandud armastust ning olla võidukad kiusatuste üle. Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, millises sinu elu konkreetsetest külgedes palub Jeesus sinul meelt parandada? Või hoopis küsiksin nii, millist osa eelpool nimetatud retseptist sina isiklikult vajaksid? Mõtle sellele hetkeks. Kolossuse 4. peatükist loen edasi salm 16, 17 ja 18. Kui see kiri on loetud teie juures, siis tehke nii, et seda loetaks ka Laudikea koguduses ja et teie loeksite ka Laudikest tulevat kirja. Ja ütelge Arhipposele, pea silmas oma ametit, mille sa oled saanud issandalt, et seda täidaksid. See tervitus on minu, Pauluse, oma käega kirjutatud. Mõelge minu ahelatele, arm olgu teiega. Pauluse läkitatud kiri, millest räägitakse 16. salmis, oli mõeldud kõigile koguduses. Kui seda kirja teile seas loetakse, ütles ta. Paulus eeldab, et kirja loetakse ette Jumala teenistusel. See kinnitab, et kirjad olid ühisdokument, mille mitte usklikutele antud dokument.
laske seda lugeda ka Laodikea koguduses. Kogudustelt oodati apostliku nõuande jagamist. See, mis Kolossale kirjutati, on ka meile, sest meie oleme koguduse kogukonna jätk. Ja et teiegi loeksite kirja Laodikeast, ütles Paulus. Aga siin ongi nüüd üks mõistatus. Milline kiri Laodikeast? Kas see on meil olemas? Kas see oli kadunud? Kas see oli hoopis midagi muud? Ja siin me 17. salmis me kohtame salapärast Arhippost. Kes oli Arhippos? Teda on nimetatud ka Filemoni esimeses peatükis, loetletud koos Filemoni ja tema naisega. Mõned tõlgendajad usuvad, et Arhippos võis olla nende kohalolijate poeg või lähedane sugulane, kes elas nende majapidamises, või keegi juht, kes oli seotud Filemoni kodus kogunenud kogudusega. Tema nime tähendus Arhippos sõnades arhos juht ja hippos hobune. Kuid milline Arhippose ülesanne? Vaata, et sa täidad seda teenimisametit, mille sa oled issandalt saanud. See oli temale antud ülesanne. Niisiis tal on Jumalalt eriline kutsumus. Paulus hoiatas teda, et ta oma ülesannet ei hülgaks. Teadupärast on olemas ka ajalooline traditsioon ja see viitab järgmistele tõsiasjadele. Arhippos võidi saata Laodikeasse ülevaatajaks. Paulus, kes oli teadlik seal valitsevast vaimsest nõrkusest, mida on ette kulutatud ka ilmutamisraamatu 3. peatükis, et see võiks olla hoiatuseks. Ära kohku tagasi, täida oma kutset, teeni isegi vaimselt keerulises ja pingelises keskkonnas. Teenistusülesanded ei ole alati kerged ega mingisugused glamuursed asjad. Aga kui Jumal selle andis, siis ka Jumal ootab, et me selle lõpule viiksime. Paulus lõpetab oma Kolossa kirja tervitusega ja kinnitab, et mina olen oma käega sinna alla kirjutanud. Pidage meeles minu südemeid ehk aheleid. Arm olgu teiega, ütleb Paulus. Tollal oli väga tavaline praktika, et kirjad terteeriti kirjutajale. Nagu pastor Douglaski, Batchelor ja teised on märkinud, Pauluse kehva nägemise tõttu võisid tema kirjad lõppeda suure käekirjaga. Aga Pauluse viimane sõna on alati arm. See on kohane, sest arm oli tema tunnistuse ja tema teoloogia keskmes. Ja nüüd tuleme selle nõndanimetatud Laodikea kirja juurde. On olemas 3 peamist tõlgendust. Paulus ütles selle kohta, lugege Laodikeast tulnud kirja. Ja siinjuures 3 seisukohta. Kadunud kirjad seisukoht. Mõned varakristlased uskusid, et Paulus kirjutas laodikealastele kirja. Ja nii oligi, et 1.–2. sajandil ilmus välja võltskiri, mis väitis, et olevat see kiri. Kuid see tunnistati kiiresti mitte usaldusväärseks. Meil pole täna usaldusväärseid tõendeid kadunud kanoonilise kirja kohta. Teiseks, edasta meie kiri. See fraas võib tähendada, veenduge, et see kiri edastataks Laodikeasse. Ja seejärel edastab Laodikea oma kirja, võib-olla ka ringkirja, tagasi Kolossasse. Teisisõnu, see on postiteel saadetav juhis, mitte viide kadunud pühakirjale. Ja 3. variandiks, regulaarse kirjavahetuse variant. Paulus võis Laodikeaga tavapärases suhtluses olla. Ta tahtis, et kolosslased saaksid kätte kõik hiljutised kirjad, mille Laodikea oli juba saanud. See toetab omavahel ühendatud ja koostööd tegevate koguduste mõtet.
see pole kunagi olnud Jumala plaan, et kogudus oleks lõhenenud. Pauluse viimased sõnad kirjas kolosslastele on üleskutse. Üleskutse kogukonnale, üleskutse jagatud nõupidamisele, üleskutse ustavale teenimisele, üleskutse koguduste vahelisele ühtsusele, armust tulvil sõnum Kolossale, sõnum Laodikeale ja sõnum meilegi täna. Kristusele andunud inimhing saab Kristuse kantsiks selles mässavas maailmas. Kristus soovib, et selles kantsis valitseks ainult tema. Sellise taevavalduses olev inimene jääb saatana rünnakutele kätte saamatuks. Aga siis, kui me ei usalda end Kristuse hoolde, haarab võimu saatan. Me oleme paratamatult ühe või teise suure, teineteist välistava võimu kontrolli all. Ei olegi üldse oluline, et me tingimata valiksime pimeduse riigi, et sattuda kurjuse võimu alla. Piisab, kui jätame hooletuse ühenduse ja valguse riigiga. Kui me ei tööta koos taevaga, vallutab saatan meie südame ja asub sinna elama. Ainus kaitse kurjuse vastu on Kristuse elamine meie südames usu läbi tema õigusesse. Ainus kaitse kurjuse vastu on Kristuse elamine meie südames usu läbi tema õigusesse. Kui meil puudub elav ühendus Jumalaga, oleme võimetud tagasi lööma enese armastuse, mugavuse ja kiusatuse hukutavat mõju. Me võime loobuda paljudest halbadest harjumustest. Me võime teatud ajaks lüüa lahku saatanast, kuid ilma elava ühenduseta Jumalaga, temale igal hetkel alistumata jääme kaotajaiks. Kui me ei tunne Kristust isiklikult ega ole temaga pidevalt seotud, langeme vaenlase saagiks ja täidame ikkagi tema korraldusi. Niisiis, sina ära võta seda iseenesest mõistetavalt, et sa oled kristlane, et sind kontrollib Jumala vaim. Sina pead seda iga päev valima, soovima ja paluma. Jumal õnnistagu sind selles peatse kohtumiseni.